võid sa kuulda. Mingi sina jah. Läks lappas. Mis tegi? Mul ei laula tööle. See ka. Jah, ta võtab praegu mu enda mikrist selles mõdi. See sahlis on vaata, sellepärast ventilaator on kõrval. Jääb elama. Lootust nii paljuks. No nii, et ma nüüd alustame, meil on juba ka pärast, kui keegi veel aru saab, kuhu nad sättunud on, siis see on lapsete läbi viidud koolituste sarja esimene etapp, ehk siis arvuti kasutamise ning hoolduse AO ja läbiviijaks on Helpdeski meeskond. Helpdesk on lapikute siuke jooksev projekt, kuhu tuleb iga tudeng ja iga abivaja tuua oma tehnika, mis on natukene probleemne ja me teeme siis selle võimalusel korda ja eriti siukeste tudengisõbrunike hindadega. Aga meil on palju materjali, kui kellegi on küsimusi, siis kirjutage neid üles, varuge neid valmis, et meil on siuksed küsimuste esitamise kohad, et vältida seda, et te küsite küsimuse, mis 5 minuti pärast võib-olla tuleb. Aga ma nüüd alustame, et üks väike asi veel, see kogu slaidishow on olemas me lapikute kodulehel lapikud.ee ja siis lähete blogi peale ja siis seal on olemas link, et te saate nagu jälgida, et siin on päris palju materjali, et võib-olla ei jõua kuskilt jälgida. Lisaks me salvestame selle koolituse ning saate siis hiljem selle mingisuguse internetilehe kaudu järel vaadata. Okei, alustame. Niimoodi, Allan ja. Nii, tere minu poolt ka siis. Ja esimene asi, millest me räägime, on siis guugeldamine. Ja ma ei taha hakata teile pidama mingit 15-minutilist loengut, et millised on need erinevad fraasid, millega te Google'is saate väga hästi info kätte. Vaid ma räägin lihtsalt sellest kõige tavalisemast, millega a la kalkuleerida ja ilma vaadata. Ehk siis, nagu näha võib, esimeses on kasutatud väga, ütleme siis eestikeelset terminit, et minu arvuti läks katki, ei tee enam häält, nupp ei tööta, appi. Et päris niimoodi tegelikult ikkagi Google'ist otsimine ei käi, sellepärast et Google saab küll aru, et ta võtab välja siit kõige rohkem otsitud märksõnad, nagu näiteks arvuti ja katki, aga üldiselt ta teile väga head otsingu vastet siis ei anna. Aga mida mina soovitan teha, siis nagu ka näha, et lihtsalt öelda lihtsalt, et arvuti sulgus iseseisvalt. Lisada võib veel oma arvuti margi, mida te ennem tegite, kui ta sulgus ja niimoodi peaksite saama päris hõlpsalt kätte, mis te arvutil viga on. Vaatame slaidi ka. Nii. Panin ja väikse mingi, kuidas guugeldada ka. Et see esimene pilt see, et kuidas guugeldada, kas keegi oskab, palun ainult aitäh. Et see oli siis esimene vaste, kui ma guugeldasin, kuidas guugeldada. Ja ei, lihtsalt märkuseks ka, et tegelikult ma ei loe hästi tihti buduaari. Et ma tegelikult ei ole buduaari inimene väga. Natukene scrollin siin. Nii. Ja räägime siis guugeldamise A ja O-st. Esiteks tuleb hoida seda võimalikult lihtsana. Ehk siis näiteks, kus on lähim bussipeatus, kus on lähim lennujaam. Ja kui sa otsid midagi väga kindlat, näiteks Mustamäel asuvat Maximat, siis sa võidki otsida Mustamäe Maxima, mitte lihtsalt kirjutada, et mul on vaja minna poodi piima osta ema käskis, kus on Maxima. See on ülemäära palju sõnu ja see on väga halb. Teiseks punktiks on siis vali oma sõnu. Ja mida ma selle all mõtlen on see, et nagu ma olen siin juba pikemalt vestelnud, et ei tohi nagu pikki terminid seestada. Et siis, kui teil on näiteks peavalu, siis on teil kergem guugeldada sõna peavalu ja kirjutada, et mu pea valutab, appi aidake meditsiin. Et see ilmselgelt ei tööta. Ja ära muretse tühiste asjade pärast. Mida ma selle mõtlen on siis see, et Google on väga hästi ehitanud üles oma spelling correctori, ma ei tea, mis ta eesti keeles on. Igatahes ta teeb teie vääralt kirjutatud sõnad õigeks. Ja suured väiksed tähed ei loe, ehk siis kergem midagi guugeldada, väiksed sõnad, väikeste tähtedega ja kõik on väga okei. Ja millest siis nagu veel mingid märksõnad, millest väiksed on siis ilma kohta, et näiteks te olete New Yorgis parajasti ja tahate teada, milline ilm on homme, siis kirjutate lihtsalt New York ja weather või siis ilm ja ta ütleb väga hästi ära. Mingi ilusa pildikesega ka, ma seda pilti kahjuks ei näidata. Ja kui teete mingit kodutööd,
ja tahaksid jubedalt teada, mis tähendab see mingi raske sõna, mis teil on antud siis kasutada sõna define ja see sõna ja siis ta väga hästi ütleb ära, et mis asi see täpselt on. Ja loomulikult ka lihtsad asjad nagu kalkuleerimine ja ühikud esindamised, näiteks 3 euros in dollar ja ta ütleb väga hästi, mis see täpselt kurss on. Aga minu poolt hetkel kõik ja räägib meie kaunis Herman. Nii, siis Herman, informaatik, räägime natuke alustuseks siis operatsioonisüsteemidest ja proovin asju võimalikult lihtsalt rääkida. Niisiis, muidugi te kõik teate Windowsit, nüüd tõin lihtsalt loogod siin ära, need on päris palju arenenud ringi peale ka teinud lõpuks. Ja noh, siin on selline päris kena graafik, näitab ära siis kui paljud kasutavad mis operatsioonisüsteemi. Nagu näete, Windows on kõige populaarsem ja siis Apple'i see OS X tuleb. See on ka päris väike osa ja Aderi alla läheb ka Linux, võib-olla olete kuulnud ja sellest räägin hiljem ka lähemalt. Niisiis, kui te kasutate Windows XP-d, palun vahetage, see on väga ebaturvaline ja ma usun, et keegi teist ei taha sattuda mingisuguse küberkuriteo ohvriks. Ja noh, ta on selline hästi kena muidugi, aga ta sobib hetkel kasutamiseks ainult siis, kui te internetis tähtsaid asju ei tee. Seega igasugused internetipankades käimised unustage ära, sest te võite oma rahast ja ka andmetest väga kergesti ilma jääda. Ja kui XP arvuti suudab vähegi Windows 7 või 8 jooksutada, siis pange see koheselt peale. Aga kui arvuti ei ole väga võimas, on Linux väga hea alternatiiv. Näiteks Linux Mint on selline üsna traditsiooniline ja väga sobilik tavakasutajale, võtab vähe ressursse ja on kiire. Estubuntu on selline väga huvitav liik, ta on üsnagi kena ja samuti lihtne aru saada eesti keeles ka, nii et sellegi tohiks probleem olla. Kes teist veel Vistat kasutab? Tõstke käed. Väga hea. Anyway, kui te teate kedagi, kes kasutab Vistat, öelge, et selle uuendused lõpevad 2017. aastal ja kindlasti võiks enne selle vahetuse ära teha. Ja Windows 7 hetkel kõige populaarsem ja kasutajate seas ka enim populaarselt kogunud, et hea, traditsiooniline, üsna kiire. Näeb selline välja, mõned kõik olete näinud seda. Ja mõnede puhul tekib küsimus, et mis asjad need Home Premiumid ja Professionalid ja Ultimate'id nüüd tähendavad. Et see Home Premium on see kõige tavalisem versioon, mis sobib tavakasutajale, kes midagi erilist oma arvutilt ei taha. Professionali puhul on üks märkimisväärne erinevus see, et tal on Windows XP mode. See tähendab seda, et te saate justkui jooksutada arvutit arvutis. Et see XP mode on justkui selline väike aken, kus jookseb täiesti omaette Windows XP. See on hea selleks, kui teil mõni vanem programm ei tööta Windows 7 peal, siis seal ta peaks palju paremini töötama. Ja Ultimate'i puhul ütleme nii, et kui te installite Windows 7 näiteks inglise keeles, saate selle hiljem näiteks eestikeelseks panna või kas või hiinakeelseks, mis iganes teile kõige rohkem meeldib. Ja muidugi on neid erinevusi rohkem, kuid need on kõige tähtsamad, mis puudutavad tavakasutajat. Natukene siis ka Macist ja mis imeloom see selline on. Muidugi ta näeb hästi kena välja ja eks teil on ka natukene teisi häid osi. No näiteks see on tehtud võimalikult kasutajasõbralikuks. Muidugi on ka Macil omad probleemid, kuid tavaliselt saavad inimesed ikkagi hakkama ja see väga suuri probleemi ei ole. Miks seda siis väga kasutatakse? Professionaalide puhul on pilditöötlus ja selline audio-videotöötlus ka väga tähtsad elemendid ning väidetavalt leidub seal tarkvara, mida näiteks Windowsil ei leidu. Kuid see ei tähenda, et peab tingimata just Maci kasutama. Ja Maci arvutid näevad üsnagi ilusad välja ja see on päris paljudele inimestele veenev argument. Selline lugu ka, et kui te arvasite, et Macid ei saa viiruseid, siis te eksite rängalt. Kuna Macid on populaarsemaks saanud, siis kasutab seda suurem arv inimesi. Suurem arv inimesi tähendab seda, et on ka võimalik rohkem inimesi viirustega nakatada. Ja nüüd hakkasidki, mitte nüüd, kuid natukene
enne paar aastat tagasi, hakati sellele looma rohkem viiruseid ja muud pahavara. See on näide sellisest nii-öelda fake antiviirusest ehk programm, mis tegelikult teeb kurja, kuid ütleb, et on antiviirus ja kaitseb teie arvutit. Ja on ka päris palju teisi variante ja viiruseid. Meil helpdeskis näiteks on viimasel ajal ikka päris mitu arvutit toodud, kus on Mac täiesti viirused täis ja see on täiesti kasutuskõlbmatu. Et jah, olge turvalised, kasutage antiviirust ka Macis. Ja mis imeloom see Linuxis on? See on Linuxi maskott nimega Tux, T-U-X. See on hästi armas tegelane minu meelest. Ja mis see Linuxis on? Ta on siis avatud lähtekoodiga operatsioonisüsteem. Mitte mõtlete, mis see avatud lähtekood siis on. See tähendab seda, et see kood, millest see Linuxist koosneb, et seda saab iga inimene vaadata, muuta ja siis veel omakorda levitada. Miks see hea on? See teeb selle asja palju turvalisemaks, sest tuhanded erinevad tarkvaraarendajad saavad sinna oma parandusi teha ja kogu süsteemi turvalisemaks teha. Ja funktsionaalsuse poolest ta on nagu Windows, aga samas ei ole ka. Sellest ma räägin kohe veel lähemalt. Ja Linuxi puhul on väga palju versioone ja teda saab muuta igatepidi. Meil on igasuguseid lahedaid süsteeme ja üldse kujunduselemente loodud. Et kui me eksi, siis erinevaid versioone sellest võis olla paarisaja ringis. Ühesõnaga, valik on suur. Ja mis siis need kõige suuremad erinevused on? Et ma hakkan nüüd nendest ka natukene rääkima. Et jah, Windowsi programmid ja erinevad mängud Linuxis ei tööta. Muidugi on ka erandeid. On loodud spetsiaalne programm nimega Wine, millega saab osasid asju niimoodi veel tööle panna. Minu kogemus on see, et näiteks Windowsi seda Skype'i versiooni tööle ei saa panna, kui näiteks Microsoft Office isegi töötas natukene. Nii et see oli omaette success. Aga seepärast ei ole vaja muret tunda, sest Linuxil on väga palju häid alternatiive Windowsi programmidele. Linux jookseb tegelikult väga paljudes kohtades. Selle pildi tõin näiteks, sest kellel on Androidi nutitelefonid, siis teadke, et seal südames jookseb Linux. Seda võib olla raske uskuda, kuid see on tõsi. Apple'i ja Windowsi telefonide puhul ei ole see muidugi tõsi. Driveritega mässamine on minimaalne. Need, kes ei tea, mis asjad on driverid, siis need on need asjad, mis te näiteks ütleme, et te tõmbate arvutid hästi puhtaks, installite Windowsi ja siis on kogu aeg mingisugused driverid, mida peate guugeldama ja otsima igalt poolt ja sellega on hästi suured peavalud. Linux teeb selle tööd teie eest ära ja heal juhul on teil üks väike probleem, näiteks mingi Wi-Fi driveriga, mille saate koheselt lahendada. Et jah, peavalusid on tunduvalt vähem ja see on suur pluss. Ja uuendustega on see lugu, et nende installimine on palju kergem ja kiirem. Ei ole mingit Windows update'i väikest kastikest, mis kogu aeg karjub, et te peate restardi kohe praegu ära tegema. Enda kogemuski ütleb, et mõne uuenduse installeerimine võtab paar minutit ja te ei taha isegi restarti mitte, mis on üsna hea, sest ütleme, et kui teil on mingi 1000 hääbi lahti Chrome'is, siis te ei viitsi arvatavasti oodata, kuni need hiljem kõik pärast uuesti ennast ära laevad. Linux võtab ka tunduvalt vähem ruumi. Ütleme nii, et kui te installite Windows 7, siis on teil näiteks mingi 20 gigabaiti võetud. Linux võtab see vastu 4 korda vähem ruumi. Ja kellel on vähe kettaruumi, siis jällegi omakorda pluss. Linux on ka palju turvalisem kui Windows. Miks? Nagu ma enne mainisin, siis Windowsit kasutab väga suurt arv inimesi. See tähendab seda, et inimesi, kellele saab pahavara levitada, on ka tunduvalt rohkem. Seevastu Linuxi kasutajaid on üsnagi vähe. Seepärast keegi ei viitsi neile enam pahavara kirjutada ja niimoodi ongi internetis enamik suur arv rünnakuid suunatud just Windowsi või Maci kasutajate poole. Et jah, kui teil on vaja kuskil kahtlastel saitidel kolada, siis kasutage Linuxit.
siin on mõned näited distributsioonidest, lühendiga siis distrod, et niimoodi kutsutakse Linuxi erinevaid versioone. Üks levinumaid on Ubuntu. Siin on üks näide, missugune siis välja näeb. Minti ma juba mainisin, see on rohkem suunatud traditsioonilisema kasutaja poole, et see menüü seal meenutab start menüüd, nii et Windowsilt üleminek on väga sujuv. Ja ma kasutan seda ka ise. Soovitan väga. Kellele meeldib aga natukene ilusam pilt, siis selle probleemi lahendab Elementary OS. See on, osaliselt laenab elemente Apple'ilt, kuid on siit ikkagi Linux ja näeb üsna kena välja. Ka minu kursusel üks kaastudeng kasutab seda ja ma ütlen, see on tõesti ilus. Natukene siis ka sellest, milleks Linuxit kasutada. Esiteks, üks suurimaid plusse selle puhul on see, et seda saab tavalise mälupulga pealt jooksutada. Ei ole vaja seda installeerida. Panete pulga arvutisse ja ütlete arvutile, et ma tahan nüüd pulgat Linuxit laadida ja siis saate käia internetist ja teha kõike muud. Muidugi peab arvestama, et kõik seaded ja asjad, mis te seal salvestate, need kaovad ära. Ja Linux on hea selleks, kui Windowsiga on mingi probleem. Näiteks proovite arvutit tööle panna, aga ta ei lähe Windowsisse. Aga teil on ühte faili kohe praegu sealt vaja ja teil on aega 5 minutit. Panete Linuxi pulga taha, navigeerite kõvakettel natukene, otsite selle faili ülesse, probleem lahendatud ja selle Windowsi probleemiga tegelete hiljem. Enamikel juhtudel on Linux ka kiirem kui Windows, kellele kiirus loeb, siis Linux on hea valik. Ja peale selle ta on täiesti tasuta. Nüüd ma teen Linuxi puhul väikse pausi ja räägin teile, mis need bitid tähendavad operatsioonisüsteemide puhul. Et võib-olla olete tuttavad, et jah, on mingi 32 bitti variandid ja 64 bitti variandid ja teil ei ole õrna aimugi, mis need tegelikult tähendavad. Et operatsioonisüsteemide puhul 32 bitti tähendab tavakasutajale seda, et teil on Windowsi puhul näiteks mälupiirang peal. Ja see sobib vanematele arvutitele, ütleme kuskil enne aastat 2007. Et nendel on reeglina vähem mälu ja seega tuleks neile panna 32 bitti operatsioonisüsteem. 64 bitti seal mälupiirang puudub, tegelikult on olemas, aga ta on üüratult kõrge ja seda te ei pane tähelegi. Ja ta sobib siis uuematele arvutitele. Ja programmide puhul mainin ära, et kui teil on näiteks 32 bitti operatsioonisüsteem ja programm on 64 bitti operatsioonisüsteemidele, siis te ei lähe tööle. Vastupidi ka läheb. Natukene ka sellest, kuidas siis Windowsit installeerida. See ei ole tegelikult üldse raske tegevus ja selleks läheb vaja siis kas USB mälupulka või kui teil on Windows installiplaat, võite ka seda kasutada. Ning kuna me oleme kõik väga ausad inimesed ja ostame Windowsi, siis läheb teil ka Windowsi võtit vaja. Ja 2 varianti ongi siis plaadiga või pulgaga. Kohe räägin nendest lähemalt. Installiplaadiga teete nii, et panete arvuti tööle, panete plaadi sisse ja kui te veel jõuate, siis te vajutate ühte spetsiaalset nuppu, et selline asi nagu boot menu ette kuvada. Et kui te ei jõua ja hakkab minema, ma ei tea, mis operatsioonisüsteem teil on, siis pange arvuti kinni korra, proovige uuesti. Ja seda nuppu kuvatakse enam-vähem sellisel ekraanil ja siis te peate olema kiired ja oskama lugeda. Need nupud erinevad tootjate vahel, et mis iganes nupp seda teeb, vajutage seda. Ja te peaksite jõudma enam-vähem sellisesse menüüsse. Et seal te saate valida, et kas kõvaketas, plaadilugeja või mis iganes muud variandid teil seal hetkel on. Ja siinkohal võtate siis selle plaadilugeja. Kui te näete seda ekraani, siis te olete õigel teel. Ja AnyKey tähendab tõesti AnyKey'd. Vajutage ükskõik mis nuppu ja te hakkate Windowsit installeerima. Ja siis jõuate enam-vähem siia kohta. Nüüd väike vahelepõige, kuidas seda USB mälupulgaga teha. Selle jaoks on teil vaja ISO faili. Natukene siis sellest ka, mis asi see ISO fail on. Kes ei tea, siis on plaat, kuid faili kujul.
ja võtab Windowsi puhul reeglina näiteks 3 gigabaiti ruumi. Enam-vähem sama palju kui mõni film näiteks. Kui te seda ISO faili otsite, siis ärge mingil juhul minge Pirate Bay'sse või kuskile mujale torrenti saidile. Te võite sealt küll leida Windowsi versiooni, mis paistab töötavat, kuid te ei tea iialgi, mis sinna sisse on peidetud. Et kui te tahate probleeme vältida, siis kasutage turvalisi allikaid. Hiljuti pandi üks nendest muidugi kinni, kuid asemele on tulnud selline asi nagu Microsoft Software Recovery. Kui teil on product key, siis te sisestate selle veebilehel ja siis te saate alla laadida vastava Windowsi versiooni, olgu see siis Home Premium, Professional või Ultimate. Ja arvatavasti see programm lahendab selle biti probleemi ise. Aga kui ei lahenda, siis lihtne reegel. Kui teil on arvutis 4 gigabaiti või rohkem mälu, siis valige 64 bitti. Hiljem mainin ka, kuidas seda biti arvu enda arvutil siis ka näha. Ja selleks me muidugi alustame Start menüüst. Klikime seda, tuleb selline ilus asi ette. Näete seda computerit seal. Liigutate hiire sinna kohale ja te teete parem kliki. Ja sealt valite ilusti Properties. Siis tuleb teile selline ekraan ette. Nagu näete, Windows on aktiveeritud nii nagu peab. Ja nüüd siin on natukene informatsiooni. Nagu te näete, seal ülemine nool näitab, mis versiooniga on tegu. Siin on Professionaliga. Ja allpool on natukene spetsiifilisemat informatsiooni. Näiteks Installed Memory, see näitab ära, kui palju on teil mälu. Ja System Type näitab ära, kui palju teie operatsioonisüsteemil on neid bitte. Väga kasulik informatsioon. Muidugi näiteks laptopidel on see product key ja versioon ka näiteks kleepsuna põhja all või aku all tavaliselt, et võite seda ka vaadata. USB tegemisel on muidugi natukene nüansse, et jah, üks programm, millega siis seda pulka valmistada, on Yumi, selline väga ilusa nimega. Sellega saab ka Windowsi pulki teha, või see Linuxi pulki teha. Jah. Ja mis valikud siis on? Üleval step 1 näete, et te peate valima mälupulga. Ja kui te tahate täitsa puhtalt teelt alustada, siis saate valida valiku, millega teete selle mälupulga täiesti tühjaks. Teise puhul valite Windows installeri ja siis kolmandas annate talle selle ISO faili, mille olete legaalsel teel saanud. Ja mälupulgate installeerimine on peaaegu samasugune nagu plaadil, ainult et nüüd peate valima näiteks Removable Devices, selline valik. Või mõnel on USB HDD näiteks. Et kui on te Kingstoni mingi mälupulk, siis tuleb enam-vähem selline tekst ette. Ja seal siin hetkel ei ole, kuid seal on valik Windowsi installer lahti võtta. Ja nüüd natukene sellest, kuidas see protsess jätkub. Et jah, alguses valite keele, time and currency format võiks olla Estonian, siis on kõik korras. Ja see keyboardi oma, see läheb automaatselt paika. Nii et alustame seda protsessi. Te ei pea seda läbi lugema, see ei ole väga tähtis. Lihtsalt agree ja next. Ja tavaliselt tahate valida custom, sest nüüd te saate väga lahedaid asju teha. Kujutage ette, et teil on kõvaketas on selline üks suur tükk ja partitsioon on üks lõik sellest tükist. Te ei pea muidugi oma ketast juppideks tegema, kuid mõnel näiteks on selleks soovi, siis võib seda vabalt teha. Et tavaliselt, mis see protsess on, kustutad kõik ära, teete uue partitsiooni, panete lihtsalt ja kui pilt on enam-vähem selline, siis te olete midagi õigesti teinud. Ja kui te vajutate next, siis ta hakkab tegema seda pikka installi protsessi. Ja kui te olete selle ära oodanud, panete kasutajanime ja kõik muud seadud paika. Salasõna, väga hea valik. Siis panete oma product key. Te ei pea seda kohe panema, võite ka hiljem, kui targem on see kohe kaelast ära saada. Muidugi pange ka uuendused peale, nad on väga tähtsad ja kaitsevad teid internetis ja just iganes mujal käies. No see on tavaline, panete õige selle ajatsooni paika
kui teil küsib midagi sellist, kui te olete kodus, panete home, kui olete tööl, work. Ja kui olete kuskil, ma ei tea, kohvikus wifi, siis panete public. Seal midagi tähtsat ei ole. Ja siis jõuate siia. Protsess edukalt läbitud. Windows 8 puhul on asi palju kergemaks tehtud. Et teil on 2 valikut. Esimene nendest on refresh. See tähendab seda, et teie programmid ja failid jäävad alles ja ta nagu installib Windowsi uuesti. Aga teie failid jäävad kõik alles, mis on suur pluss. Reset tähendab seda, et kõik teie andmed kaovad ja arvuti on nagu uus. Ja kuidas see enam käib? Avata sellise menüü. Olen ise Windows 8 kasutaja, kuid ma arvan, et sellega tohiks probleem olla. Vajutate näiteks sealt PC settings, general ja nüüd näete juba neid valikuid. Refresh ja seal peaks olema advanced, ei oota, kus kohas. Ja kuskil seal on remove everything and reinstall, mis on see reseti oma siis. Et jah, reset võtab kõik maha, next. Noh, võite valida, kas see ainult ühel kettal või mitu, kui teil on arvutis mitu näiteks. Ja noh, kas tahate lihtsalt, siin on ka valikud. Nende valiku erinevus muuseas see, et esimene laseb ketta lihtsalt kiiresti tühjaks, protsess on kiire. See on selleks, kui te hakkate ise arvutit kasutama. Aga kui te teete niimoodi, et teete selle reinstalli ja tahate selle arvuti edasi müüa, siis soovitan valida seda teist varianti, sest muidu võib mõni inimene teie andmeid taastada sealt kette pealt. Ja noh, seda küsib üle ka, et olete kindel, et tahate teha, et muidu jätte failidest ilma. Ja see on kõik. Linuxi mälupulga tegemine, sarnane protsess. Et jah, USB mälupulk, Yumi, Seven-Zip on selle jaoks, et kui teil on mõni uuem arvuti, et siis on see protsess veel kergem. Ja noh, Linux ISO fail, samuti plaat faili kujul. Ja noh, kus leida endal siis sobiv Linuxi versioon. Et on selline lehekülg nagu distrowatch.com. Seal on informatsiooni kõikidest Linux distrotest, mis on loodud ja niimoodi ka levitatud. Et väga selline kasulik koht. Ja mis sobivad siis tavakasutajatele kõige rohkem, on järgnevad distributsioonid. Et jah, nagu ma mainisin, Linux Mint, Ubuntu, Estubuntu, Elementary, et need on kõige paremad ja kui te soovite alla laadida, siis te lähete näiteks Minti puhul sellele lehele ja valite sealt õige versiooni. Et jah, bittidest rääkisin, uuematele soovitan jah, 64 bitti, vanematele siis 32. Ja noh, Linux Minti puhul näiteks küsimus, et mis asjad kõik need sinnamonid ja erinevad lühendid tähendavad. Et tavakasutajaks vahet ei ole ja soovitan võtta lihtsalt sinnamoni. Noh, mis iganes teile esimesena ette jääb. Suurt vahet ei ole. Ubuntul on asi jah, päris kerge. Lihtsalt üks suur allalaadimislink. Ja Estubuntu leht eksisteerib ka. Soovitan lihtsalt proovida, päris tore asi. Ja pulga valmistamisel, kui teil on vanem arvuti umbes aastast 2007 või enne, siis te teete seda Yumiga. Uuematel arvutitel, millel on näiteks Windows 8 olemas juba, et seal on protsess teistsugune natukene. Ja te leiate internetist kindlasti juhendeid. Et te võtate selle ISO faili ja kopeerite selle sisu lihtsalt mälupulgale ja kõik on okei. Kui te soovite täpsemat informatsiooni, siis guugeldage. Seda te juba oskate. Ja noh, Linuxisse puutumine käib sama menüü kaudu, mitte midagi rasket. Mingi puhul, kui te näete seda ekraani, on väga hästi. Ubuntu puhul on ekraan natukene teistsugusem. Et jah, kas teil on selle koha pealt hetkel küsimusi? Jah. Kas sa oled ka ise Linuxi kasutaja? Jah, ma kasutan Linuxit igapäevaselt. Linux Mint. Töötab see siin samas tegelikult. Nii. Tere taas. Ennem siis siin rääkis pikalt Herman, kuidas Windowsil on hästi raske driverid leida.
aga mitte me nüüd üksteist üritaks konkureerida, aga mina ütlen, et see on tegelikult päris lihtne. Et esimene on kasutada plaati, mis tuli siis kasutada, kui ostsite arvuti, ja teine on siis kasutada hardware ID-d ning guugeldada vastata osa. Ja kuidas siis saada sinna hardware ID kätte siis nii-öelda? Et esiteks tuleb võtta lahti siis start riba ja kui teil on uuem arvutis, siis lihtsalt kirjutada sinna device manager. Oskate vist ikka kirjutada, seal on alati näha kuskil. Device manager või siis run'i kaudu minna DevMGR ja saate ka selle sama lehe. Siis sealt võtate siis, kui te vaatate seda driveri listi, siis seal mõnikord näitab mõne driveri ees kollast hüüumärk, kes on kolmnurga sees. See tähendab seda, et see driver on teie arvutist puudu ning oleks tõepoolest vaja see endale omandada. Ja kui te vajutate selle kollase hüüumärgiga siis nii-öelda driveri, mis teil on puudu selle peale, parem klõps, properties, siis juba avaneb teil peaaegu sarnane leht, aga lihtsalt general tag'il ja lähete details, siis on seal niisugune valikmenüüga property, seal on alguses midagi muud, võtate hardware ID, võtate kõige pikema selle koodi, mis seal on ja lihtsalt te panete selle Google'isse ja tulebki lihtsalt siis esimene variant on algselt õige ja ehkki see mis iganes sait see mul seal on, drivers.outfit. See näeb välja nagu siuke nõukaaegne katastroofi bunker veidi, et ta näeb välja nagu see teie My First HTML webpage, kus on lihtsalt sinine taust ja punasega kiri, et minu veebisait. Aga ehkki ta näeb selline välja, ta on ikkagi päris trustworthy. Ja edasi ma räägin siis, kui teil nüüd on Windows installitud, nagu Herman meil siin uhkelt õpetas, siis oleks seda hakata arvutile tõmbama alla igasuguseid programme. Ja väga hea programmi tõmbamiseks on niisugune link nagu ninite.com ja see on niisugune veebisait, kuhu on siis kokku koondatud kõik vabavara tarkvarad, enamus enim kasutatud vabavaralised tarkvarad, mida siis saab hästi hõlpsalt endale alla installida, niimoodi, et ei pea isegi vist mitte kordagi next'i vajutama. Ja kui te olete sinna Ninite läinud, siis tulete selline aken ette, valite sealt siis vastavad programmid, seal on veebrauserid, Skype'id, lõpetades mingite krüptoprogrammidega, valite vastavad ära ja vajutate get installer. Käivitate siis selle installeri ja siis mitte ühtegi next'i ja ongi kõik programmid arvates olemas. Ja kuna Herman siin pikalt ka rääkis antiviirustest ja üldse viirustest, siis ma räägin, et kuidas saab arvuti viirustest puhtaks 3 lihtsa programmiga, mis on, ma ütleks, et päris lihtne, aga võib-olla mõne jaoks mitte nii lihtne. Ja esimene on see, mis on juba Windows 7-st alates on juba olemas arvutites, on Windows Security Essentials, näeb välja siis selline. Ja kui te olete selle programmi endale omandanud, esimene asjana oleks vaja võtta update ja see ära uuendada, siis ta uuendab kõik oma databaasid ära ja teil on kõige parem kaitse. Ja siis lihtsalt vajutada scan, sealt saate valida siis kas quick scan või full scan, vastavalt sellele kaua teil aega on. Kui teil on niisugune umbes pool tundi kui tund aega, siis soovitan ja ka esimesel korra soovitan kindlasti võtta full scan'i, võtab kaua aega, aga leiab kõige paremini ära peidetud viirused üles ja tuleb varuda kannatust, et sellel läheb arvuti päris aeglaseks. Ja teine programm, millest ma räägin, on see, kuidas saada lahti pahavarast, milleks on siis tavaliselt mingi My Web Search või põrandani ulatavad need Ask toolbarid, mis on hästi ebameeldivad. Ja selle jaoks on niisugune programm nagu Malwarebytes, samamoodi tasuta. Ja helpdeskis, kui me teeme tööd ja leiame mõne arvuti, mis on katki, või noh, mitte katki, vaid on pahavara täis ja sealt võib leida nii mõndagi huvitavat, mida ma siin viimasel ajal ka leidnud olen, et siis väga hea on kasutada Malwarebytesi, et siis see samamoodi, nii kui töökohad uuendab ennast ise ära ja scan now ja saabki teie arvuti pahavarast puhtaks. Ning kolmas, mis on neist kõige keerulisem, on CC Cleaner. Nagu kanooled näitavad, kui te juba ei ole seal Cleaner tag'il, siis te vajutate esimesele nupukesele seal ja vajutate lihtsalt Run Cleaner. Ja kui see on kõik ära teinud, siis ta otsib välja mingid teatud asjad, mis talle kohe üldse ei meeldi ja siis kriitilise pilguga kindlasti üle vaadata, et ei kustutaks midagi endale vajalikku ära. Ja seejärel tuleb klikkida registri peale, avaneb säänne aken ja ka seal näitab isegi ilusti numbritega ära, et vajutage algus scan for issues
otsib kõik üles kasutamata file-laiendid ja muud registrierrorid, mis võivad koormad nagu kokku kogunedes, siis tegi arvuti väga aeglaseks või täitsa niimoodi teha, et nad ei lähegi enam tööle ja siis lihtsalt fix selected issues, vaadata kriitilise pilguga üle ja ongi korras. Arvuti on nüüd viirustest puhas, aga loomulikult soovitan ikkagi üle vaadata, sellepärast, et mul ükskord tahtis näiteks U-torrenti ära kustutada, aga me neist ei tohi rääkida, sest me oleme ikkagi väga legitiimsed arvutikasutajad siin. Nii, ja mis ma siis veel räägin? Ma räägin MS-configist ja startupist. Et startup on see programmide hulk, mis käivitub sellega, kui oma arvuti käivitate. Mõnikord tahab sinna peita ennast hästi palju erinevaid programme, samamoodi kui kõik pahavaraprogrammid tahavad end sinna panna, et nii kui arvuti käivitate, et ka nemad käivituksid. Sellepärast, et mis kasu on pahavaraprogrammis, mis tahab su käest saada kõiki su paroole, kui ta esimesele stardiga ära kustub. Ehk siis, kuidas avada MS-config? Näitab ilusti nupp ka, et vajutage oma Windows keyd ja R-i, tuleb lahti run, aken ja sinna kirjutada MS-config. Ja kui me oleme seal, siis tuleb vajutada startup tegile ja vaadata, millised programmid on. Need pildid on minu arvutist. Seega päris kindlasti ei saa teil olla kõik samad programmid. Mõned võib-olla, kes siin mängurid on või omavad head graafikkaarti, siis neil on mingid nimid ja seadmed olemas, aga üldiselt küll mitte. Ja seal ees on need väiksed ruukesed, kus sees on tavaliselt linnud kõikide asjade eest, et siis sealt vastavad programmid, mida ei taha, et nad käivituksid, lihtsalt maha võtta. Üldiselt on seal igasugused mingid Windows service'id, mille ma soovitan kindlasti maha võtta, sellepärast et nad lihtsalt mõttetult koormavad teie arvutit. Ja siin on ka lihtsalt veel näiteks, et miks seda teha, et siis muudab arvutit kiiremaks, saab eemaldada pahavaraprogramme käivitumast ja parem ülevaade, et mis teie arvutis siis tegelikult ikkagi käivitub ja mis ta teeb. Ja kui te vaatate seal, et on mingi huvitav asi näiteks, nagu mul täna oli, kui ma tegin ühte firma arvutit korda, siis seal oli mingi selline asi nagu mingi lns.exe, mis tuli välja, et oli ka tegelikult mingi pahavara goldminer ja siis guugeldamine, mäletate, saate kõik asjad, lihtsalt kirjutate selle samuse .exe sinna lõppu ja kõik on korras. Aga kes on arvutikasutaja rikkamalt on, kindlasti on märkinud sellist huvitavat akent, kus Windows Explorer jookstab end kokku ja siis kaob ära teil start-riba ja siis ongi tunne, et arvutit on täitsa kätti ja mitte midagi on teha ei oska. Ja selle vastu on ka samamoodi lahendus. Ctrl-Alt-Delete ja vajutage Task Manager. Või teine võimalus on Ctrl-Shift-Escape, kui keegi tahab kasutada key-kombinatsioone. Ja siis tuleb lahti Task Manager teile. Sealt vajutate ülevad file, New Task ja kirjutate Explorer.exe. Vajutate soov ka, võite avastada, et üsna pea on tagasi tulnud teie taganutetud startbar ja te saate arvutit taaskord kasutada. Aga selleks korraks on minu poolt kõik ei ole ka. On kellelgi küsimusi? Keegi ei taha mõttes küsida. No olgu, siis on minu poolt hetkeks kõik. Võtan järjele. Ops. Võib-olla mõni ka sellist ekraani saaks sellele Explorer Exe stop running asjale märkinud. Windowsiga vahepeal juhtub selliseid asju, et ta jookseb niimoodi kokku, et ta sureb ära, ehk siis see ake on blue screen of death, mis tähendab seda, et midagi on niimoodi katki läinud, et Windows ei suuda edasi töötada ja peab tegema restardi. Selline näeb välja Windows XP ja 7 peal ja kui on 8, siis ta näeb sükse välja. See on täpselt need põhjused, mis nad tekitavad, on riistvaraline rike või halvad driverid, et see samane driverite sikutamise etapp, et ja vaatan hardware ID-sid, olete kuskilt mujalt need driverid saanud ja ole justkagi õigemad, siis nad võivad samamoodi seda põhjustada. Et tegelikult 90% juhtudest ei tasu nagu panitsema hakata, et vahepeal ikka juhtub, et Windows on selline keeruline loom ja midagi vahepeal lendab kodaratesse ja siis ta jookseb kokku, et teete restardi ja tihtipeale ei olegi mitte midagi katki tegelikult ja kõik läheb edasi ilusti. Aga kui ikkagi on midagi katki, siis võib juhtuda nii, et ei saagi enam arvutisse sisse logida ja
jääb näiteks see Windowsi logo seal kerima ennast ja kuhugi edasi ei jõuagi, et siis võib proovida niisugust asja nagu safe mode. See on niisugune hästi piiratud võimekusega Windowsi niisugune variant, et see ei ole mingit, ta on hästi madala resolutsiooniga ja on variandid, et tal ei ole võrgus võimalik isegi käia ja nii edasi, aga tihtipeale, kui mingid driverid on katki, siis on see lahendus, et safe mode ei kasuta nagu kõiki driverid, kuna ta on nii piiratud ja siis õnnestub tihtipeale logid sisse just selles safe mode'is ja näiteks siis võtta sealt oma paha driver ära ja asendada see korrektsega või kui on hästi kiire, et on failid, siis samamoodi need saab kätte. Et Windows 7 on, kui juhtub nii, et te saate veel arvutisse sisse ja on täpselt selliselt safe mode'i minek, et kirjutada stardi sinna otsingusse MS-configu ja avate selle Egeti näidatud meetodiga ja siis mitte ei lähe startupi peale, vaid lähete boot'i peale ning selekteerite sealt safe boot. Ja kui teil on vaja näiteks netti minna, siis pange ka network ette, muidu te ei saa internetti. Windows 8 on põhimõtteliselt sama asi, lihtsalt seal ei ole seda startila või 89 on juba. Aga kui ei saa Windowsisse, siis peab tegema niimoodi, et kui hakkab käima või panete arvuti käima, enne seda ekraani vajutage F8-t, vajutage mitu korda, siis see periood, millal see arvuti seda loeb, võib olla erinev ja ei pruugi seda registreerida. Satutes üks akna peale, kõige ülemine asi, seda võite ka proovida. Et see parandab arvutile olemasoleva jõudlusega, mis seal olemas on. Vajutate seda, siis te satute üks akna peale ja mis te siin võite proovida on Startup Repair. See proovib siis parandada selle mingisuguse Windowsi käima minemise konfiguratsiooni, et kui seal midagi katki, siis ta oma mingite failidega kirjutab selle üle ja loetavasti saab kõik korda. Siis võib proovida System Restore'i, et juhul kui System Restore on selline tore asi, et kui te loetavasti on kõigil see aktiveeritud, siis System Restore kõiki faile, drivereid ja selliseid asju, mida te installite endale arvutile, peab nagu logib ja teil on võimalik nagu tagasi minna mingisugusesse punkti, kus te olete mingid muudatusi teinud. Ehk siis näiteks ma täna installin mingi uue programmi, tuleb välja, et see on mäda. Ma võtan System Restore'i ja võtan selle ajapunkti enne selle programmi installimist, siis juhul, kui ma saan arvutis olen sees, ei ole sellises System Restore recovery optionites, siis ta nõuab restarti ja peale restarti on arvuti täpselt sellises seisus enne selle paha programmi installimist. Ja siin samamoodi, kui te olete mingisuguse halva driveri, siis võite proovida minna mingisse varasemasse punkti ja siis saate äkki tööle. Siis on veel System Image Recovery, osadel läpakatel tuleb eraldi partitsioon kaasa, kus on Recovery, on selle nimi ja seal on peal tarkvara, mis peaks taastama teie Windows ja kõik asjad ära. Ise midagi väga tegema ei pea. Windows 8 on natuke keerulisem. Tema see ajaperiood, kus seda klahvi vajutuse registreeritakse, on äärmiselt lühike. Et nii kui te arvutil nuppu vajutate, põhimõtteliselt kohe lendab see ake ette teile ja siis on nagu teinekord väga raske saada sellesse safe boot'i menüüsse. Aga klahvi kombinatsioon veidi teine, et kui varem on lihtsalt F8, siis on vaja shift ka sinna juurde panna, et mõlemad nupu peate korraga alla vajutama. Võite algul shifti vajutada ja siis F8 või vastupidi, et ei pea nagu mõlemad klikkama samal ajal. Siis satute natukene viisakama lehe peale. Siin panete advanced, midagi eriti muud ei ole. Kui te kogemata sattusite siia, siis pange continue. Muidugi raske siia kogemata sattuda, aga muidu probleemide puhul troubleshoot. Siis edasi advanced. Startup settings. Panete niimoodi ja satute sellise akna peale, kus te peate vajutama oma numbrit oma arvuti klaviatuuril. Esimene on lihtsalt safe mode, teisel on siis networking ka, et saate netti minna ja siis kuuendal siis on command prompt. Kui te natuke rohkem arvutit võib-olla kasutada oskate, siis te teate, et niisugune teksti
siuke aken, kus te saate nagu kirjutada väga koodi, mis tegelikult teeb kõik täpselt sama, mis hiirega liigutades olete võimelised tegema. Aga see nõuab natuke rohkem teadmisi. Ja mis siis teha SafeMode'is ongi, et backup andmetest, kui tahate netti teha seal näiteks mingi Dropboxi kohta või midagi sellist, siis pange network option. Ja teine variant siis, et eemaldada klahtine driver, mis seda crashi just õjustada. Device Manageris saate selle maha installida, et kui te panete parem klops, siis ei lähe mitte properties, vaid panete sealt remove või mingi uninstall või midagi sükust on seda. Või siis kolmas variant, et viirused võivad ka seda põhjustada, et ei saa enam startupi minna. Nad ei ole arvutanud midagi nagu Windowsis ära rikkunud, või nad on kuidagi suutnud teha nii, et ei ole võimalik üles puutuda, arvuti ei suuda üles puutuda. Sest aga SafeMode'is tihtipeale need viirused on neutraliseeritud ja siis saate selle, kui juhtub, et te teate, kus kohas see olla võib, siis te saate selle üles leida ja te võite saada proovida kõikide nende eelnevate programmidega arvuti üles käänida, kes seal security, malware ja nii edasi. Nii. Järgmine punkt on backup'id. Ma loodan, et kõigil on mingisugune variant backup'ist olemas, sest tehnika on selline tore asi, et me kõik loodame, et see alati töötab, aga mingi hetk sõrme nips ära ja on kõik vastu taastanud. Ja kui ei ole backup'i tehtud, siis on väga jama teinekord, et on tähtsad kaduma läinud. Räägin kiiresti mõned lihtsalt variandid läbi. Et Windowsil on endal olemas selline asi nagu backup and restore, kus te saate täiesti tasuta, kõik, kellel on Windows 7 olemas, saavad selle endale aktiveerida. Ega Windows 8 on kindlasti olemas, aga siin on lihtsalt pildid Windows 7 kohta. Et lähete siuksele aknale, kus on backup and restore, kirjutate sinna startuse otsingusse esimene valik. On see, alguses peate selle endale aktiveerima muidugi, sest ta nii-öelda by default ei ole aktiveeritud. Teete lahti, siis soovitatavalt see backup, siin peate nüüd valima siis see koha, kus see backup tehakse. Ja rangelt soovitatav on see teha mingisuguse teise ketta peale, et kui ta on lauaarvuti, siis see on 2 kõvakettad sees, siis valige teine. Või kui teil on tehtud kõvaketas mitmeks tükiks, ehk siis partitsiooniks, siis valige see mingi teine partitsioon. Või siis, kui te tahate mingi väga hardcore endal, või mitte hardcore, vaid siis nagu just siuke natukene veidikene e-ala arenenud, siis kasutage CD-d või mingi sellist, aga see ei ole hea variant. Igal juhul siit valid selle koha, kus see backup tehakse. Siit tahate ise alati valida, sest see Windows ei pruugi alati teada, kus teie failid on. Ja siis tuleb teile see faili puu, kus te panete kõikidele asjadele puhul, mis te tahate backup'ida Linuxi ette. Jälle mingid next'is vaja võetud. Nüüd saate panna ka, et ta käib perioodiliselt tegema teil backup'i, kui lihtne tahate teha. Ja siis ta teeb selle backup'i ära. Ja ta satub sinna samasse ketta, näiteks seal on mingisugune MyBook, on mingisugune F-ketas ja siis seal on Ghost backup ja siis täpselt see, kus see noolekene näitab, see on siis see backup'i fail ja seda avades on võimalik teile arvuti sinna punkti tagasi viia. Samamoodi nõuab restart. Teine asi on System Restore, millest ma juba enne rääkisin, et see võiks olla kõigil aktiveeritud. Soovitan vaadake näiteks üle täna või kui te arvutis satute. Ja mis siin siis on? Saate luua või minna mingisugusesse punkti Windowsi ajaloos, et siin on nagu näha, et mis on mingid muudetud on installitud, maha installitud ja ajad on samamoodi. 7. on kõvasti asju tehtud. Ja next, kui leiate õige punkti ja siis olete selles sama punktis või selles ajaloo punktis tagasi ja kui on mingi probleemid, siis äkki on neid lahendanud. Siis veel üks põhimõtteliselt täiesti tasuta variant ja minu juures kõvasti parem kui see eelmine on oma mingisuguste tähtsate andmete hoiustamine pilves ehk siis internetis kuskil laiali, aga teil on võimalik sellele igalt poolt ligi pääseda. Eelmine variant siis eeldab muidugi seda, et teil on Windows ja teiseks käib nagu mingite perioodide tagant, ehk siis kui kord nädalas on see backup tegemiseks reedel just, äkki neljapäeval arvuti katki ja tegite kolmapäeval just mingi lõputöö valmis, siis pole midagi teha. Teie lõputöö ongi läinud võib-olla. Aga kui te kasutate pilve backupi, siis on võimalik see niimoodi üles seada, et kõik muudatused, mis te teete, on automaatselt salvestatud ja te saate alati nendele asjadele ligi.
et siin olid siis 3 kõige populaarsemad, siin on veel kõvasti rohkem, aga miks ma neid ei soovita kasutada, on üks see, et need on võib-olla natukene piiratud ja teiseks need ei ole nii usaldusväärsed, et võib-olla paljudel tekib see hirm, et kellegi teise käes on minu failid ja mis nendega saab, siis need kõik on väga suurte firmade ja suurte turvasertifikaatidega tunnustatud ja kaetud, et ei tasu nagu karta, et keegi teie faile loeb või vaatab. Et siin paketid, et Dropbox on minu arust kõige mugavam, kõige lihtsam kasutada. Tasuta variant on 2 giga, siis siin on tasulised on 1 tera ja siis on piiramatu ka. Tegelikult ei ole üldse kallis, arvestades seda, et kui väärtuslikud need failid olla võivad. Google Drive, natuke rohkem tasuta ja natuke rohkem erinevaid variante valida. Ja OneDrive, Microsofti oma, samamoodi tasuta variant on sama, mis Google Drive'il, aga siin on vahepeal on 200 ja terane variant on eriti magusa hinnaga. Ja siin on siis kõik need näidad, kuidas tasetsevad. Ehk siis mida ma soovitan teha on see, et kui te installeerite seda, siis te näete, et näiteks ülevalt vasakpoolne pilt on Dropboxi kaust. Et pange kõik oma dokumendid automaatselt kohe sinna. Et teete mingid kooli asju, siis see kooli asjade kaust ongi Dropboxi peal. Ja siis tähendab seda, et te alustate mingid faili, kirjutate tiitele ja valmis, vajutate Ctrl+S, et siis salvestate selle tekstifaili automaatselt kohe see uueneb. Ja ükskõik, mis arvutisse sisse logite, te ei pea isegi seda Dropboxi alla laadima, need on konkreetselt siis need programmid, mis saavad alla laadida. Te võite ka mõni interneti brauserist vaadata neid õigeid andmeid. Ja nagu ma ütlesin, et on väga lihtsasti ligipääsetavad. Nutitelefonid on nagu äpp olemas, mis on siin Google Drive ja siin on ka Dropbox ja OneDrive. Ei pea olema Android, võib-olla ka iOS. Minu arust väga mugav, et teete mingid pildid väga tähtsad telefoniga, te saate kohe need Dropboxi laadida ja siis hiljem võtate arvuti lahti ja saate need üle vaadata või ma ei tea, Photoshopi või need editida või nii iganes. Et mõistlik on teha pidevalt back-up'i pille, sest kunagi ei tea, kui juhtub midagi halba. Nii, teine variant on kasutada füüsilist sükest mälukandjat ja selleks on need asjad, mida sinna back-up'ida on siis väga suured failid, muusika, videod, mida iganes võib olla. Nagu te nägite, siis Dropboxil on ainult 2 giga, keskmine film on rohkem kui 2 giga, kui te laadate mingi normaalse kvaliteediga. Et sinna kindlasti tasus üks asju back-up'ida, et tööfailid ja midagi sükest. Aga juhul on tööfailid ongi pildid, videod, siis selline väline kõvaketas võiks olla arvutil kogu aeg järgi. Mida ketta valikul jälgida? Suurus võiks olla üle 1 terabaidi, et tänapäeval ei tasu väga väikseid vaadata. Hinnad on ka täitsa head juba, et võib siin saada terase näiteks juba mingi 40 euro eest. Ei ole tegelikult ka väga suur väljane. Liides kindlasti USB 3, kõikide uute arvutitel on see olemas. Ja kiirused siis oleneb, et 5400 on veidike aeglisem, see tähendab seda, et see ketas see füüsiliselt põrb natuke aeglasemalt ja nende failide leidmine on ka selle võrra veidike võtab rohkem aega. See ütleb, et 200 põrbab kiiremini, aga ma ei saa nüüd ühte ja teisele nagu soovitada. Põhjus see, et 5400 on kõvasti vaiksem, ta võtab vähem voolu, 7200 võib palju kuumemaks minna ja niisugused füüsilised asjad hakkavad juba mängima. Tüüp 2,5 on 2,5 tolline siis, on selline, millel on saate lihtsalt USB kaabli järgi lükati arvutiga ühendada. Ei ole mingit eraldi vooluallikat vaja, ta piisab sellest voolust, mis tuleb läbi USB kaabli. 3,5 on suured kõvakettad, need vajavad eraldi tollit. Ja siis on veel eraldi variant on SSD-d, ehk siis need ei ole enam füüsilised kettad seal sees, vaid on välkmälud. Hästi kerged, hästi põrutus, kui need kõvakettad kukub teil maha, siis kettad lähevad üksteisele vastu, näiteks selle pea, mis need faile loeb, liimustab selle ketta ära ja läbi. Ta ei saa mitte midagi selle kettaga teha, seal ei ole võimalik neid andmeid sükeste lihtsalt ligipääsetavate vahenditega taastada. SSD võib maha kukkuda, mitte midagi ei juhtu. Okei, kui te teda päris teiselt korruselt alla viskate, siis ta vist ellu jääb. Kui te näiteks lava pealt maha piljate kogemata, siis
ma arvan, et suhteliselt kindlalt võib öelda, et see õppeb. Aga kui on tavaline ketas, siis korpust valida, siis põrutuskindel. Enamus välised kõvakettad on põrutus või siuksed vähegi põrutust vähendavad korpusega. Firmad, mis ma ise olen soovitud, on Western Digital, VD on lühend ja Toshiba. Neil on suhteliselt hea kvaliteet ja hinnad ei ole ka väga kõrged. Selline välja üks 3,5-tolline tavaliselt mingi jalgtal või suur karp, et tuleb veel üks juhe sisse, teine juhe läheb arvutisse, et veidike suuremad, kui see on lauaarvuti, siis võite selliselt kasutada. No kui te tahate mobiilselt kogu aeg kaasa kanda, siis on 2,5. Et see on veel siuke veidike suurem, aga mahub peopessa ära ja saate panna läpakotti või kas või põuetaskusse. Nii, küsimus kellegi seoses back-up'idega. Jaa, sest ma loodan, et kui kasutades vähemalt hakkate seda kasutama, see on ainult teie enda heaelu jaoks. Ja jah, ongi nii. Järgmine teema. Jah, ma räägin teile natukene privaatsusest ja turvalisusest. Tänapäeval väga aktuaalsed teemad ja kindlasti tuleks nende koha pealt ettevaatatud olla. Ma usun, et suurem osa teist kasutavad Facebooki. Väga tore asi küll, kuid seal on sellised nüansid, mida tuleks kindlasti silmas pidada. Kindlasti, kui te lähete täna koju, vaadake üle oma Facebooki seadmed. Te ei tea, mis seal valesti võib olla ja nad uuendavad ka neid kogu aeg. Nii et targemalt üle vaadata ja kõik vaikselt kinni keerata või nii sättida, kuidas teile meeldib. Ja avalik info päris halb asi, sest ma usun, et ei taha, et kui keegi guugeldab teie nime, saab ta teie telefoninumbri, koduse aadressi või mis iganes muud andmed. Et kust alustada? Facebooki üleval on selline ilus riba. Ja kui lähete paremale ülevale, näete seal sellist lukuga nuppu. Ja seal on siis privacy shortcutid. Selline üsna lihtsaks tehtud viis oma seadet kiiresti ja kergelt üle vaadata. Näiteks, kes näevad teie postitusi või kes saavad teiega näiteks ühendust võtta ja näiteks friend request'e saata. Ja kui keegi teid ikka päris palju tüütab, siis saate selle inimese ära ka blokkida. On ka selline leht, kus on privaatsust puudutavad seaded võimalikult lihtsaks ja loogiliseks tehtud. Ma usun, et sellest võib teile päris palju kasu olla. Ja peale selle soovitan ka neid nii-öelda tavalisi seadeid üle vaadata ja näiteks vajaduse korral oma salasõna tugevdada või mingeid muid seadeid muuta. Kui paljud teist on kasutanud Facebooki äppe ükskõik missugusel kujul? Nii, jah, see on siis päris palju inimesi. Aga kas te olete ka vaadanud, milliseid õiguseid te nendele äppidele annate? Et selles mõttes, et iga äppi ei ole ka mõtet kasutada. Kahtlasemaid võiksite näiteks vältida. Sest kui te annate näiteks postitamise õiguse, siis võib mõni selline kahtlasem äpp hakata postitama ei tea mis spämmi ja kahtlaseid linke mingitele Viagra tablettidele. Ma usun, et ei taha, et teie Facebooki kontol oleks selline informatsioon. Üldse, millised andmed siis internetis mitte nii vabalt jagada? Kodune aadress, väga tähtis asi. Ma arvan, et teile ei meeldi öösel kell 3 mõned kahtlased voovad või kes iganes, kes tulevad teie aia taha. Telefoninumber. Teile võivad hakata tulema tüütud müügikõned või võidakse teile saata väga nilguid sõnumeid või midagi veel hullemat. Suur pilt, selliseid labasid kommentaare kuskil üsnagi avalikus kohas ei ole ka hea. Ma arvan, et te kõik tahate endast väga head muljet jätta, eriti internetis. Ja ühesõnaga üldse kõik muu isiklik informatsioon jätke enda teada. Ärge levitage seda. Külastatud kohtade osas selle all ma mõtlen seda, et näiteks, et käisin täna kell 3, ma ei tea, kuskil kohviinnis ja siis ma olin pärast mingi Viru keskuses värki. Et jah, mõnikord ma arvan, et soovite lihtsalt oma käigud jätta privaatseks ja enda teada. Ja paljud nutitelefonid kasutavad ka
see peaks olema kõikidel nutitelefonidel, et nad saavad GPS-iga määrata teie täpse asukoha ja mõned äpid kasutavad seda ära, et hoidke ka seda silmas. Ja üks kuldne reegel. Internetis attunud andmeid on pea võimatu eemaldada. Mis sinna kord läheb, see sinna ka jääb. Et olge väga ettevaatlikud, kui te näiteks endast poole postitate. Facebookis levib ka hästi palju spämmi ja siis ma räägin kohe ka, mis asi see phishing on. Ma arvan, et see ei ole muidugi ainult Facebooki puhul, kuid seda levib Facebookis kõige rohkem. Ma arvan, et võib-olla olete näinud selliseid tekste või postitusi oma sõprade poolt. Näiteks tasuta iPadid või iPhone'id, need on üsnagi populaarsed. Või noh, kes näiteks Steam'i kasutab, siis lubatakse kasutada mänge või mängukoode, mis iganes. Nendega on ainult üks suur probleem. Need on väga halvad. Kohe räägi miks. Siin on üks selline näide, mis lubatakse tasuta iPad mini ja siis on mingisugune link äpile ja sealt võib teha ükskõik mida, kui te vähegi lubate. Või on mingisugused sellised uudishimu tekitavad lingid, mida paljud siis ka klikivad. Need ongi tehtud hästi selliseks uudishimu tekitavateks, et võimalikult palju inimesi klikiksid selle peale. Aga mis juhtub, kui te klikite neid linke? Esiteks võite saada mingisuguse viiruse. Täiesti reaalne variant. Teinekord on niimoodi, et linkile klikkides annate nii-öelda ka like'i. Selles mõttes, et seda kuvatakse teie profiilil, et klikkisin selle linki värki, et väga lahe värk. Ja siis see spämmi levib ka teistele edasi. Mõnikord kuvatakse näiteks lehte, kus oleks justkui video, aga näiteks on seal peal tekst, et selleks, et videot vaadata, likeige ja share'ige seda. See tähendab, et asi on juba mäda. Sest kui te nagu klikite seda like ja share'i, video levib edasi, see link levib edasi, kui te enamasti seda videot ei näegi. Ja siis näiteks esitatakse teile mingisugune ankeet, survey, et selle pealt teenitakse muuseas raha või pommitatakse teid pop-upidega. Ühesõnaga väga halb variant. Üks kõige hullemaid alternatiive on Facebooki sisselogimine. Miks on Facebook jutumärkides? Seepärast, et tegelikult ei ole tegu Facebookiga, vaid lehega, mis väidab, et on Facebook. Kui te sinna kirjutate oma meili ja salasõna, lähevad need andmed ei tea kellele. Ja see inimene kasutab neid kurjalt ära, kaaperdab kõik võimalikud teie netikontod ja siis on teie selline virtuaalne identiteet varastatud. Kui te olete kogemata sellisele lehele sattunud, pange see kohe kinni. See on üks näide siis sellisest fake Facebookist. Kui te vaatate seda aadressiriba, siis see ei ole facebook.com, vaid fbaction.net, mis ei ole tegelikult Facebook. Isegi, et ta väidab, et on. Ja kui te kirjutate sinna, jääte kõigest ilma. Et vältige seda. Ja üleliigne, laikimine, jagamine ei ole ka kõige parem mõte. Isegi kui need lingid on legitiimsed. Et põhimõtteliselt te jagate vabatahtlikult oma informatsiooni eelistustest ja kõigest muust. Ja selle alusel kuvatakse personaalseid reklaame ja põhimõtteliselt teie pealt teenitakse raha. Et kui te olete natukene süsteemivastased nii-öelda, siis ärge laikige väga asju, võtke seda miinimumini ja teie pealt ei teenita nii lihtlabaselt raha. Kui üldse registreerute erinevatele saitidele, on mõned põhimõtted, mida võiks silmas pidada. Näiteks, kui see sait pole väga tähtis ja teil on seal vaid kõigeks korra ära käia, kuid selleks peab näiteks registreeruma, siis kasutage sellist spämmi jaoks loodud meiliaadressi. Näiteks, kui teie selline nii-öelda õige meiliaadress on mina@gmail.com, siis spämmi oma võib olla ükskõik mis, näiteks, ma ei tea, lööge käega natuke ekraani @gmail.com ja siis saate mõne sellise hea spämmilingi. Ja ma arvan, et kui olete näinud, siis on igasugused lahtrid. Nimi, email, vanus, riik, linn, mis iganes. Isegi kodune aadress on mõnikord.
ei soovita neid kõik ära täita, sest need andmed lähevad sellele lehe haldajale ja kui juhtub, et mõni hästi kuri häkker saab nendele andmetele ligi, siis võib sellega hästi palju kurja kaasa tulla. Hoidke nende andmete sisestamine miinimumini, näiteks ainult need tärniga kohad, kus on need required lahtrid. Ja kui sait pakub näiteks Google'i või Facebooki kaudu sisse logimist, siis soovitan seda kasutada. Siis ei saa selle lehe haldaja teie andmetele niimoodi ligi. Google ja Facebook teavad niikuinii neid ja nende süsteemidesse on ikka päris raske sisse murda. Erinevaid paroole on ka samuti hea mõte kasutada, sest kujutage ette, et te registreerite end igale poole ühe meiliaadressiga ja te kasutate täpselt ühte ja sama salasõna. Kui näiteks ühe veebisaidi puhul toimub mingisugune infoleke, siis saavad küberkurjategijad igale poole sisse ja ma usun, et seda te väga ei soovi. Ja natukene siis ka sellest, kuidas internetis turvaliselt ringi liikuda. Natukene ka sellest, mida siis selleks kasutada. Enamik teist on kindlasti kuulnud adblocki. Kes ei ole, siis see kaotab kõik reklaamid ja vähendab viiruse riski, sest isegi reklaamidesse on suudetud toppida erinevat pahavara ka kõige populaarsematel saitidel ja seda on natukene raske ära hoida. Aga adblock teeb selle töö teie eest ära. Chrome'i puhul on selline uustulnuk mikroblock, mis põhineb sellel kõige tavalisemal adblockil, kuid on parem, kiirem ja võtab vähem ressursse. Firefoxi puhul olen ära toonud 2 varianti, Adblock Plus või Adblock Edge ehk EI. Et vaadake, mis iganes teile parem on. Väidetavalt see Adblock Plus on hakanud kuvama teatud reklaame, nii et see alternatiivne variant on võib-olla natukene parem. Mis asi siin on siis Toasteri? See on selline hästi hea väike add-on, mis keelab igasugused trackerid ja muu sodi. Miks see hea on? Niimoodi ei jää teist internetis nii palju jälgi maha kui enne, sest paljud veebisaidid tahavad nii väga teada, kus te käite, mis te loete, mis iganes. Kõik informatsioon läheb inimestele, kes toovad reklaame ja muud sellist. Ja siis hakkate nägema ka reklaame, mis on suunatud teie poole. Ja see ei ole väga hea variant. Web of Trust on selline väga hea lisa tavakasutajale, sest ta kuvab ära, millised lingid on enam ohutud ja millised on sellised, millest tuleks eemale hoida. Lingi juures tähendab see roheline mummuke seda, et tegu on turvalise lingiga ja seal midagi ohtlikku otsa sattuda. Seal on väiksem oht millegi ohtlikku otsa sattuda. Ja punane tähendab seda, et seal on kas viiruseid või on selle sisu selline vihkav ja mitte sobilik. Et jah, siin on näited olnud ära Westboro Baptist Churchist, et võib-olla olete kuulnud. Ei ole selline väga salliv kogukond. Kui te laete programmi alla, siis kindlasti laadige programm alla autori kodulehelt või mis iganes on see nii-öelda official homepage, sest sealt saate õige versiooni. Aga isegi populaarsemate asjade puhul nagu Java võite saada igasugust jama kaasa, kui te ei loe hoolikalt. Ärge kunagi klikkige next nuppa hästi palju, sest vahepeal on teatud samme, kus tahetakse teile pähe määrida mingit ass toolbari või mis iganes programmi, mida te tegelikult vaja ei lähe ja mis hakkab teile probleeme valmistama. Ja kui te lähete midagi laadima, kui tõesti mingit muud kohta ei ole, siis võite leida hästi palju erinevaid download nuppe. Ja ma usun, et see on nii mõnegi teil probleeme valmistanud. Kuid selle jaoks on üks lihtne trikk. Proovige klikkida seda download nuppu ja siis seda niimoodi liigutada. Kui ta liigub nagu pilt, täiesti tavaline pilt, mis iganes veebilehel on, siis ei ole tegu õige lingiga.
et jah, selline lihtne viis teada saada, kas on tegu õige või halva lingiga. Usun, et nii mitmedki teist on vaadanud internetis filme või mõnda muud sarja, millest peaks tegelikult maksma. Selle jaoks on hästi palju erinevaid saite tehtud ja neid ilmub kogu aeg juurde. Kuid nendega tuleb paratamatult kaasa hästi palju kahtlast sodi ja viiruseid, nii et olge selles suhtes ettevaatlikud. Ja interneti turvalisuse osas võrdukski see justkui tundmatust kohast pea ees vett hüppega. See võib õnneks minna, kuid enamasti lõpeb see päris halvasti. Ja kui te kohe üldse muud moodi ei saa, siis pigem võtke usaldatud torrent kui mingisugune suvaline sait. See on natukene turvalisem, kuid ikkagi ma ei soovita seda. Nutitelefonid, kuigi nad on päris toredad asjad, toovad kaasa teatud riskid. Näiteks, kellel on Androidi telefon, siis on nende telefon seotud meiliaadressiga. Ja kui teil ei ole näiteks ekraanilukku peal, siis võib mõni inimene kaaperdada teie virtuaalelu ja näiteks suuri telefoniarveid teha, sest ta saab teie meilile ligi ja siis ta saab resetida erinevaid kasutajaid, mis iganes lehtedel te olete registreeritud. Ja mis sellest kaitseb? Tavaline PIN-kood või selline tore muster. Need kaks varianti. Muidugi muster ei pea olema nii keeruline, kuid mida keerulisem, seda parem. Ja äpid loovadki nutitelefoni, neid on hästi palju, kuid nendega võib ka probleem tekkida. Kindlasti, kui te laete mõni uue äppi alla, vaadake, mis õigused te sellele annate. Näiteks on mõned sellised näited, filmimine, heli salvestamine, ükskõik mis ajahetkel, mis kõlab hirmutavalt. Ja kui te laete mõne uue mängu alla, mis on hästi populaarne ja ta tahab näiteks filmida või kõnesid sõnumeid teha, siis mõelge ikka selle üle, kas te tahate mõnele lihtsale mängule sellised õigused anda. Nii, ma ei tea, kas ma näitan ka videot, ma ei tea, kas meil see kõlarid. Mis? Okei, kõlarid ei ole. Vahe video ikkagi, praegu siis vaadata. Point on selles, et inimesed lugesid oma äppide permissioneid ja üllatusid, kui mõni lihtne äpp tahtis lugeda igasugust nende informatsiooni või faile. Et jah, päris ilmutab. Salasõnad, kõige tähtsam turvalisuse osa üldse. Igal lehel tuleb kasutada erinevat salasõna ja tuleb arvestada sellega, et ka kõige suurematel saitidel esineb andmelekkeid. See tähendab seda, et lekivad kasutajanimed ja salasõnad. Ja neid tundub olevat, et neid tekib üha tihedamini. Nagu ma enne mainisin, kasutate igal pool sama salasõna, siis ei lõppe see asi väga hästi. Ja kõige tähtsam on teie kõige peamise meiliaadressi salasõna, sest see on justkui võti kõikidele teistele saitidele. Üks variant, kuidas oma elu kergemaks teha, on kasutada sellist asja nagu Password Manager. Seal näiteks LastPass on üks variant, mida ta teeb. Te annate talle oma kasutajanimed ja mis iganes muud andmed, mis on vajalikud sisse logimiseks. Ja siis see programm genereerib ise ülirasked, ülipikad salasõnad igale saidile. Ja te peate teadma ainult ühte salasõna, mis on selleks, et sellele programmile ligi saada. Võib olla mõnele jaoks üsna hea alternatiiv. On ka olemas selline asi, two-factor authentication, mis tähendab seda, et kui te proovite lehele sisse logida, saadetakse telefonile näiteks sõnum teatud numbriga. Siis te panete selle numbri sisse ja siis saate alles saidile sisse logida. Et ta annab sellise teatud turvalisuse kihi juurde ja niimoodi ei ole teie kontole võimalik kergesti ligi pääseda. Ja antud leheküljel saab vaadata, missugused saidid toetavad seda varianti ja millised alles töötavad näiteks selle loomise kallal. Ja kuidas siis luua see üks ja väga tugev salasõna? Selle puhul on üks reegel. Pikkusaeg.
ja üks kõige paremaid meetodeid on nii-öelda XKCD meetod. See võib olla küll veebikoomiksist, kuid see on väga tabav, kasulik ja turvaline. Kohe tutvustan teile. Kujutame ette, et teil on selle hästi räigelt raske salasõna, mida ei ole võib-olla kõige kergem meeles pidada. Arvutite jaoks on seda ka üpris kerge ära arvata. Aga inimese jaoks on selle meeles pidamine üks suur probleem. Aga kujutame ette, et te võtate 4 suvalist sõna ja panete niimoodi kokku. Arvuti jaoks läheb asi palju raskemaks, sest see salasõna on tunduvalt pikem. Meeldejätmine seevastu on üpriski kerge, nagu näete antud pildil. Sinne saab ka natukene huumorivõtit juurde keerata, siis on salasõna sisestamine ka natukene naljakas. Kas teil on selle koha pealt äkki küsimusi? Paistab, et mitte. Mina siis olen Oole ja ma räägin teile selle arvuti hooldamise hoidmise rohkem siis sellisest füüsilisest poolest. Jah, siuke kõige asjakohane pilt sattus ka täiesti kogemata sinna. Algselt ei olnud isegi, et aga siis milleks üldse oma arvutit hoida? Nagu ilmselgelt te saate seda kauem kasutada. Et kui te arvuti endale ostate, siis ikkagi käite tõenäoliselt selle eest ka suure rahasumma välja ning kogu aeg uut arvutit osta on nii ebamugav kui ka kulukas lõpuks. Ta näeb teil ka palju esinduslikum välja ja töötab palju viisakamalt, ei ole nii vali, kuum ja siis loodetavasti mitte plekiline, mis täpselt mis põhjustel igasuguseid elukaid nähtud. Nii. Jah, et siis siin on mõned halvemad näited, see on küll nüüd arvuti ikka sees ventilaatori juures, aga et pikaajaline, et pole pikka aega hooldatud, räägime siis perioodist nagu aasta või rohkemgi, siis teil lihtsalt tõmbab arvuti ventilaatori torm 2 täis, õhk ei käi enam läbi, arvuti kuumeneb üle, teil peab, kui teil enam üldse tööle hakkab, või siis, ma ei tea, kõrvetate näpud ära, mida iganes, et ei saa pikka aega kasutadagi teda korralikult. Et see on siis üks veidi ekstreemsemad näited, et enamustel siin loodetavasti ei ole seest nüüd olmune, aga neid ikka satub meil sinna lapikute hältesse päris palju. Nii. Kuidas siis oma arvutit hea peremõõlikult kasutada? Noh, et paljude jaoks võib-olla tunduvad need täielikult sellised no-brainer, aga oleksid üllatunud, palju tegelikult ei ole. Et näiteks alustuseks, et ärge hoidke arvutit otse voodi peal, teki peal, diivani peal, ma ei tea, kus iganes teile meeldib sarvi vaadata või mida iganes. Et siiski enamustel läpakatel on õhuvõtualad just külje peal või lausa põhja all ja siis tõmbate lihtsalt tekisest tolmu, madratsisest tolmu ja ongi varsti umbes täiesti. Teiseks siis, kassiarvuti banaalti nunnu vaatab, et saate Instagrami hea pildi panna ja palju laike koguda selle eest. Aga võib palju halbu kõrvalefekte kaasa tuua, et küll on kõik kohad karvu täis, klahvid kadunud, ventilaatorid karvu täis, olen ise näinud isegi arvutit, millel on koer ekraani nurga ära närinud. Nojah, et siis alumine vasak on vist siukse kõige tavalisem, et ärge hoidke toiduasju ligidal, et paljudele ilmselt meeldib samal ajal arvutis istudes süüa. Aga kui te sööte, siis natukene eemal, hoidke oma topsid, klaasid, mis iganes asjad eemal, et mitte jumala eest peale valada sinna midagi. Need on väga tüütu puhastada, tihtipeale võib lõppeda asi nagu täieliku läbipõlemisega, ei saa parandada, hakati uut arvutit ostma. No ja siis loomulikult arvuti loopimine või siis nii-öelda, et oleksite üllatunud, kui kergelt läpaka tuleb läbi minna, et isegi siis, kui te panete natukene karmimat laua peale, paari sentimeetri kõrguselt, lähete kõvaketas läbi, olete oma kallistest piltidest, asjadest ilma, pisar silmast pärast. See muidugi, et ka pehme voodi peale näiteks ei tasu visata. Üllatavalt vähe on vaja, et arvutit ära lõhkuda, et need on siiski üsna õrnad. Nii siis, edasi. Kuidas leida siis kasulikke hooldusjuhendeid? Kui te soovite ise oma arvutit hooldada, siis on selleks väga palju viise. Näiteks alustuseks üldse, et midagi otsida on teil tarvis leida
mis tüüpi arvuti teil on. Te võite küll otsida MacBook Service Manual või midagi, aga neid MacBook'e on ka tehtud mingi 10 aastat pärast juba. Neid on ikka väga palju erinevaid. Aja kokkuhoiu mõttes, et siis tasub kasutada mudelinumbrit. Mudelinumbrit on siis enamasti, peaks olema 100% kindlusega, peaks olema ka põhja all, just need riikkoodide ligidal. Tänapäeval hoidke ka nendel silm peal, et need on garantiitähiseks. Nende tulevad tšekid on aegumsüsteem. Või siis on ka erinevates ekraaninurkades, näiteks HP arvutitel peaks olema üleval paremal, antud näites on siis allvasakul. Ja osaliselt on ka siis olemas tarkvaralised lahendused, et kui teil arvuti veel töötab ja midagi hullu juhtunud ei ole, siis saab ka My Computerist properties alt seda vaadata. Kuidas siis otsida oma arvuti kohta infot? Siin on väike kiire pildiline näide, kuidas guugeldamine käib. Hiljem tuleb ka märksõnade kohta, väike kordus YouTube'ist. Loomulikult, kui te tahate oma arvutit ise lahti võtta, siis on ilmselt videomaterjal kõige parem variant. Piltide pealt tihtipeale ei kajastu, tuleb ka hiljem hoolduse kohta pilte, aga nende pealt võib-olla ei tule kõik need nüansid välja, mis teie antud läpakul olla võivad. Nii, võtmesõnad siis. Google'ist on muidugi, et kõige lihtsam võtta ongi lüüa sisse arvutimudel ja siis panna siis kas service manual. Osad arvutitootjad teevad väga pikkasid ja põhjalikke juhendeid kruvi täpsusega ära, et kuidas arvutit lahti võtta, teistel on teist jumala kokku. Või siis disassembly, saate mingi pildilise materjali või midagi sellist. YouTube'is samamoodi, et arvutimudel, disassembly või how to open. Eesti keelega veel väga palju õnne ilmselt ei ole, nii et katsuge siis kas või see osa inglise keeles ära teha. Midagi muud ei meeldi. Nii. Nüüd räägin siis teile natuke sülearvuti lahti võtmisest. Muidugi rõhutaks seda, et iga... Kuidas? Rõhutaks seda, et põhimõtteliselt iga läpaku mudel on erinev. Praegu ma toon sellise üsna võrdlemisi geneeriku või nagu tavapärase laptopi lahtivõtmise juhendi, et võivad olla sammud tulevad sammud erinevates järjekordades või midagi sellist. Kes seda teab, et selle jaoks ongi kasulik võtta mingi juhend kõrvale, kui teil nagu varasemat kogemust asjas ei ole. Et siis siin on pildi peal siis enamus vajalikest asjadest, et pildi pealt on puudu suur õhk, tasub ventilaatori läbi puhumiseks või millestki võtta. Ma lihtsalt mainin, et ventilaatorisse väljastpoolt suruõhu puhumine ei loe puhastusena, sest tihtipeale see ei tee mitte midagi. Võib teil lausa ventilaatori ära ummistada sellega, kui teil on selline pakse mildikiht, nagu ennem näidatud sai. Niisiis, vajalikud abivahendid. Et Boldis on siis need, tumedas paksus kirjas, on siis need asjad, mis on nagu absoluutselt vajalikud, milleta te tõenäoliselt absoluutselt nagu midagi tehtud ei saa. Okei, kruvikeere on absoluutselt vajalik. Antistaatiline käepael on nagu rangelt soovitus. Antistaatiline käepael on siis selleks, et oma mingi staatilise elektriga, mis teil kehas või riietes tekib, midagi läbi küpsetaks. See ei pruugi tunduda kui mingi suure asjana, aga lihtsalt igaks juhuks ja ikkagi odavam maksab mingi paar euri, kui osta uus arvuti, eks ole. Et ja siis üks asi, mida võiks võib-olla lisada siia, et ärge tehke seda mingis paksus villases riietuses, et ma ei tea, vanaema kootud kampsun ei ole mugav ja soe asi küll, aga see ajab juuksed püsti ja tekitab nii palju staatilist elektrit. Ja siis on siin muud süksed, mis oleks lihtsalt kasulikud, mis teevad teil elu lihtsamaks. Nagu all on ka märkmed, et näiteks, et kui teil ei ole mingit plasttööriistasid, et asju lahti teha, saate võtta kasvõi mingi ringi või partnerkaart, et lihtsalt puhli vahedesse suruda. Ja siis all on siis termoplasto tehniline piiritus, et need on siis, kui te võtate, teete nagu niisuguse põhjalikuma hoolduse. Hiljem tuleb pilte kasutamise asjade kohta, aga et niisuguse põhjalikuma hoolduse jaoks, kus te ka vahetate termoplasta välja, mis on ülimalt tähtis arvutis. Nii. Siis väiksed märkused, et nagu ma enne juba ütlesin, iga arvuti on individuaalne, tasub ikkagi vaadata spetsiaalset juhendit, kui varasemat kogemust ei ole.
ja järjekord võib ka olla täiesti erinev, mõnel arvutil tuleb klaviatuur esimese asjana maha ja samas mõni MacBooki tehnik vaatab sulle lolli näoga otsa ja küsib, et arvutitel käivad klaviatuurid ära või. Nii, esimene samm siis, mis on ülimalt tähtis, et noh, siis on siis staatilise elektriga seotud maandamine. Noh, pildil on siis antistaatiline käepael, mis ühendatakse siis tavaliselt kas kuhugi pikendusjuhtme sellise maandusklemmi külge. Võite selle ühendada ka kuhugi näiteks radiaatori või metallist laua millegi sellise külge. Et peaasi, et nagu aeg-ajalt metalli puudutada, aga niimoodi on palju lihtsam. Seda võib ka igale poole panna, saate jala ümber panna, kaela ümber väga ei soovita. Nii. Esimene samm siis muidugi, kui vähegi võimalik, siis eemaldage oma arvutit aku. Et sealt tuleb siis jõud sinna sisse ja siis tagab selle, et teile läheks arvuti kogemata käima, kui te juba lahti teete või midagi sellist. Arvutitel, millel ei saa eemaldada akut, peaks olema siis tavaliselt mingisugune lüli selle jaoks, millega siis katkestatakse selle arvuti poole ära. Nii. Teine samm, eemaldada kõik kruvid. Tundub jälle siuke veidikene no-brainer, eks ole. Aga tegelikult oleks päris üllatunud, väga palju kruvid võivad jääda siit kahe silma vahele, nad on kusagil väga sügaval, ei paista välja, aga need on lihtsalt vaja kõik ära võtta, sest muidu nad võivad muutuda takistuseks. Võivad muutuda väga triviaalsed asjad, mille on pilte. Ja siis muidugi see, et kui te ärge kartke, et kui te kõik kruvid lahti keerate, et teil arvuti kohe käed laiali lahuna. Nii see päris ei juhtu, et väga üksikud arvutimudelid, eriti vanemad ThinkPadid näiteks, on ainult kruvide juurde kinni. Muidu on nad ikka päris tugalt oma enda plastikkorpuses kinni. Nii, tagakaas. Tagakaane ära ja eemaldanud, mis on siis pärast kruvisid. Peaks teile avanema enam selline pilt. Näha osad emaplaati, mälumooduleid, kõvaketast enamasti on ka erinevaid juhtmeid. Peaks tulema võrdlemisi väikse vaevaga lahti. Kui te ei tule väikse vaevaga lahti, siis kontrollige kruvid üle. Võib-olla mõnel on niimoodi, et on akukangiga, millega aku saab eemaldada, on koos liigutada teisele poole, siis gaas ise lahti. Nii, mälude eemaldamine. Mälud võiksite kohe algusest ära eemaldada. Siin võiks kindlasti küljes olla teise antistaatiline käepael. Mälud on sellised ühed kõige õrnematest komponentidest. Või siis eemaldamine ise on tegelikult väga lihtne. Nad on sellised klemmidega, saad küljest kinni, tõmbate need klemmid lahti ja siis mälumoodud tõuseb üles, saate ta lihtsalt välja tõsta. Nagu väga lihtsalt, pange kuhugi eemale, ohutusse kohta, antistaatilisse kohta. Sellega ei ole muret. Nende paigutus võib ka erineda arvutisse. Väga tihti on nad trepikujulised üksteise kohal. Siis tagasi pannes tuleb muidugi vaadata, et nad õigest järjekorras tagasi läheks, et meil võib arvuti tööle hakata. Ja kui teil on mingisugused pisikesed notebookid, päris väiksed arvutid, mida päris tabletiks ei nimetada, aga on arvutiks ka mitte, siis nendel võivad olla integreeritud rammid ja neid saa lihtsalt välja võtta. Nii. Rihviadapter. Nagu ma ütlesin, see on üks nendest komistuskividest, et see tuleb kindlasti igaks üks ära võtta. Seal käivad see valgkaabel, nagu see pildid on näha, et need käivad väga kergelt ära, nad hoiavad kinni ühe kruviga. Just see kruvi võib olla hoida näiteks kogu, ma ei tea, korpust emaplaadi küljest kinni või midagi. Igaks üks lahti võtta, et midagi puruks ei rebi. Ja siis libiseb samamoodi välja nagu mälud. Nii. Kõvaketas tavaliselt kruvitud kinni. Need kruvid lahti. Kruvide sorteerimiseks kindlasti kasutage mingit topse, midagi sellist. Nagu meie vahendite hulgas oli näha plastikust piinapitsid. On väga efektiivne moodus selle sorteerimiseks. Ja siis põhimõtteliselt nagu, et kui te olete kruvid lahti teinud, siis saate välja tõmmata paari sõrmeliigutusega, et erinevad osmad. Mõne arvuti puhul on ka see, et ta lihtsalt otse välja tõsta, aga temaga tuleb kaasa ühenduskaabel. Nii. DVD drive, tavaliselt 1 ekstra väikse kruviga kinni.
libiseb väga lihtsalt välja, võib-olla saab mõnikord isegi nagu ilma igasuguse vaevata lahti, mõned ei olegi kinnitatud, kes teab, mis põhjus on. Nendega on selline eripära, et neid saab asendada ka näiteks selliste nimetatud kädideks, kuhu saab panna ekstra kõvakettaid või midagi sellist. Niisugused väiksed võrdlemist figuraalsed asjad. Nende all võib olla väga tihti ja väga palju kruvisid, mis hoiavad siis ühte arvuti korpuse ääg kinni, niimoodi seda lahti ei saa teha. Nii. Väiksed vahemärkused siis. Ja kruvide kohta muidugi, et ei väsi korrutamast. Tihti peale tundub, et ma ju tegin ometi kõik lahti, mis korpus lahti ei tule. Sellepärast ei tule, et unustasid selle kaablialuse nurgataguse kruvi ära. Nii, klaviatuuri eemaldamine. See nüüd varieerub väga palju erinevatel arvutitel. Mõnedel on see otse korpuse küljes, tuleb koos peamise korpusosaga ära. Mõnel ei käi üldse ära, ehk siis arvuti hooldamine täielikult põhja all. Aga siis on väga laialt levinud meetod, kuidas tootjad panevad. Et klaviatuuri ülemised ääred on sellised väiksed makid, mida saab kruvikeerajaga alla suruda. Ja siin on midagi vahele ajada. Teised kruvikeeraja, mindi, kaardi, mida iganes. Need on tavaliselt niimoodi 3-5 tükki, ja siis kui need kõik lahti saab, siis peaks klaviatuuri põhimõtteliselt iseenesest ära tulema. Igatahes on näidagi püsima ka ei jää. Nii. Klaviatuur ise, klaviatuur kui ära tuleb, seda on ühendatud linkkaabliga, päris kindlasti kohe. Selle kohe ettevaatlik, see on erinevatel arvutitel erineva pikkusega. Üsna õrn asi, kui tundub selles suhtes, et ma ise alguses esimest korda on arvuti lahti teinud, siis ma seda väga kurus tegin, sest ma ei tea, mis see olemas oleks. Tuleb kindlasti lahti teha, et siin on ka näha suuremad konnektorid on seal peal, et need käivad tavaliselt väikse klõpsuga üles ja siis tuleb see lint ära. Emaplaadi kruvide või korpuse kruvide konnektorid. Siis konnektorid on sarnased klaviatuuri omale, aga nad on siis ülejäänud muude funktsioonide jaoks käimapanemisnupud, igasugused volüüminupud, wifi-nupud, mis tegelikult nüüd arvuti küljes ekstra nuppu olema. Mis on touchpadi asjad, heli-kõlari omad, kõik need tuleb igaks ära eemaldada, lahti teha, ära eemaldada. Palju öeldud, et kindlasti saaks korpuse ilma igasugused probleemideta lahti. Nii, korpuse enda lahti tegemine on tegelikult üsna lihtne, kui kõla poolest üsna valus osa. Valite kruvi asjad kõik võimalikud asjad lahti tehtud. Sa võtate oma kruvikeera plastikkiine, lükkate seda kuhugi ääre alla lahti raksutama. Olenevalt arvutist väga valusad, väga kõvasti käivad raksud on. Võib tunduda, et nüüd ma lõpusin küll midagi ära, tegelikult mitte, et peab niimoodi käima. Ehk siis võib-olla ise kuulete, kuidas see käib. Minu enda arvutil käib minimaalselt, sest mul on üks nendest arvutitest, mis tahab ilma kruvideta laiali laguneda. Korpus käib ise, kui saate kõik asjad lahti teinud, siis saate ja lahti klõpsutama, siis tõustakse peate seda ära. Ja saate selle eemale panna, eraldi puhastada, klaviatuuri alla saate püüdma mainti kogu aeg, et sealt on igast mingit arvu välja või mis iganes. Kui peale valate oma klaviatuurile midagi peale, siis sealt leepub kõige tihedamini. Võite loota, et see peab kõik kinni ja emaplaadil midagi saab. Ei saa lootma enne ka. Nii. Emaplaat ise. Emaplaadil on siis samuti väga palju konnektoreid, just vesad, aadresad, ekraan ja kõik muud sellised asjad. Wifi-juhtmed või wifi-kaardi küljes, aga nad võib-olla jooksevad emaplaat ja nii edasi. Siin on pildi pealt näha, et kruviaut on palju, see suur must jämekaabel on seal ekraani nimel. Emaplaadil on ka vahetihti on päris palju kruvisid või olenevalt arvutist. On päris palju kruvisid ja nende identifitseerimiseks on siis mitmeid meetodeid, nagu näha, et tavaliselt nooleke juures, mis on vist kolmnurk, mis näitab teile, kuidas kruvi täpselt käima. Siis ei pane kuhugi üleliidseid, siis ei ole küsimust, et miks see kruvi sinna enam ei mahu või kuidas see sinna satub või mis nüüd juhtus.
ja siis on üks konnektori tüüp jälle, üles tõmmatavad. Need on kaotatud teidi riba peal, panete sõmest sigmusest läbi ja tõmbate üles. Isegi ei pea jõudu eriti palju kasutama. Nii, väiksed vahemärkused siis. Jälle kruvikohad kindlasti üle kontrollida. Emaplaat tuleb, kui seda on vaja välja tõsta, siis see tuleb korpusest võib-olla mõningad päris keeruliselt välja. Sest mida rohkem teil on igasuguseid väljundpesi ja asju, ustpesi, patemiinipesi, mis iganes asju, seda keeruliselt, seda raskemaks välja saab tulla. Et siis selle tasub kindlasti olla väga ettevaatlik, et paremal juhul seda korpusele kahju, kui midagi juhtub, kolm juhul võid mõne nendest ära rikkuda. On siis laadija, vesa või video, output, midagi sellist. Nii. Siis oleme jõudnud siis selle osa juurde, mis on puhastus põhimine ja termokosta vahetus. Et eemaldada tuleb siis radiaator, mingisugune heatsing koos ventilaatori ja asjadega. Tavaliselt on heatsingil on siis nummerdatud kruvid, soovitakse teha järjekorras lahti, siis tuleb kõige lihtsamini. Palju ei pea jõudu kasutama, kruvid ei tule küljest ära, enamasti selle küljest. Ja juhtme saab juhe tuleb kindlasti ventilaatori lahti teha, sest üritada selle jõukaselt võttes katki minna, just peeniksed õrnad juhtme. Eemaldatuna näete siis selline välja, kogu see hall löga on siis termopasta, või enamustes hallist lögas osas, et hallid ruudud on termopadjad. Neid ärge eemaldage, kui nad ei ole, ma ei tea, ära kuivanud, ei ole veel näinud sellised, või siis täiesti katki ja kui teil ei ole selle nendele asendust, siis las nad olla lihtsalt seal, nendega ei ole vaja midagi teha. Et termopasta tuleks siis korralikult ära puhastada, seda natuke hiljem. Just nüüd. Et siis termopasta ära puhastamiseks piisab tegelikult lihtsalt paberist. Kuigi soovituslik oleks seda siis tehnilise keerukusega puhtaks küürida, siis just puhtaks saab läinud vastu, saab peegi tihti vaadata. Et kõik, kus see oli varem, saab puhastage ära, saab uue panna sinna asemele. Ventilaator. Väga üksikutel laptopidel ei käi ventilaator lahti, kes teadus põhjustel, aga enamustel see siiski on. Mõned ventilaatorid on kinni klemmidega, mis tuleb lihtsalt jõuda lahti võtta ja siis tuleb lahti. Aga väga suur osa neist on kruvidega kinni. Hästi pisikesed tüütud kruvid, mis on tüütud lahti võtta ja kinni tagasi panna. Aga siiski, kui lahti teete, siis saate ligi sellele täielikult radiaatori alumisel osale kogus poolde kogu. Saate ka propelleri välja võtta, ära ülituda, kui soovite, või kui jammi. Termopasta uuesti panemine. Selle kohta on debatt, palju seda täpselt panema peaks. Inimesed räägivad herneteradest, kriisiteradest, igast nime asju kuulda. See on järsku tunda järgi. Ise soovitakse kriisitera rohkem, siis seda rohkem ühtesemalt laiali. Ja, et panna mõõdukalt, liiga palju ei tasu kunagi panna selle pärast, et kui seda on liiga palju, siis see muutub isolaatoriks. Termopasta põhimõte on see, et ta aitab juhtida kuumuspiigilt radiaatorile ja seda ventilaatoriga välja. Kui seda on liiga palju, siis ta muutub isolaatoriks ja siis jääb hästi hapuks. Võib analoogia tuua, et levib mingi loll müüt, et panna põletushaaladele hapukood peale, on umbes samamoodi, ehk siis väga-väga halvasti. Nii, ja lõpuks kokku tagasi panemine, lihtsalt soovi korralikult või kirjutage oma sammud üles, et tagurpidi tagasi ei tohiks midagi keerulist olla. Et kindlasti vaadake, et kõik inimesed töötab ka. Kindlasti, enne kui te panete suurema osa kruvisid tagasi, näiteks see samm, kus te võtate korpuse ära ja enne seda, kui te klaviatuuri alused kruvid lahti teete, siis testige kindlasti, kas teil arvuti tööle ka läheb, sest võib-olla ununes mingi väike kaabel, võtta keerata mingi laiali, et kindlasti läheks tööle. Ja siis on mõtet alles kogu arvuti kinni tagasi panna. Et enne seda kindlasti mitte. Muidu on päris niru, et panin viimase kaane, panin aku tagasi, on juhtme järgi arvuti tööle läheb, mis ma teen. Koogi kõik need 50 kruvi uuesti lahti. Siuke jõulukink. Nii.
see oli siis arvuti niisugune tolmupuhastushooldus, mis tuleks kindlasti igal arvutil enam-vähem võiks teha keskmiselt aastas korra, ise puhastan umbes poole aastaga. Nii, aga mida teha siis, kui on juhtunud punktidest, ehk siis olete suutnud oma arvuti mingi väljuse üle valada? See on punkti haaval on kirjas. Kindlasti esimene asi, ükskõik, võib-olla vajutage korrale, seivige ära, kui mingi dokumendi kallal töötasite, aga muidu esimene asi, võtta vooluga välja, lülitage arvuti kindlasti osa välja. Siis keerata arvuti ümber ja eemaldada aku, kogu pool välja saada. Ning edasi, kui teil on taikus sellest, võtta arvuti juhtideks, kui ei ole, viige kellegi kätte, kellel on, neile võib tuua näiteks. Ja siis arvuti jupid kujuma panna. Kindluse mõttes vähemalt 2 päeva. 2 päeva on siis, kui ta on lahti võetud. Siis kuivad kõik erand ilusti ära. Kui ta jääb kinnisena, siis ikka kauad. Olen soovitanud inimestele nädalat päeva, siis on isegi arvuti tööle läinud pärast seda. Aga kindlasti tuleks arvuti klassi vahepeal ära puhastada. Kui te jõite mingit kokat, siis on sul seda suhkrut või kleetuvad vastikud möginad, kus kipub ka elektrit juhtima sees, siis sees ja see võib teil midagi läbi põletada. Paremal juhul jah, et saate oma arvuti uuesti tööle, halvemal juhul lähete loojakarja, võib-olla saate andmed kätte või mitte. Tavaliselt kõvakettid küll vett taluvad, aga selles suhtes nende korpus on piisavalt kinnised, et elavad sellise asja üle, aga kui te veel mingisuguseid kummalisi liigutusi sealt peale tegite, et seda kuivatud üritada, siis see on ka läbi läinud olla. Nii, aga on teil küsimusi selle kohta? Kui teil on arvuti lahti võtmise abi vaja, ei soovi seda lihtsalt ette võtta, siis võite alati lahvikutesse pöörduda. Aga jah, küsimusi? Nii, tere, ma olen Norman ja ma räägin siis arvuti ostmisest. Kuna aega on vähe, siis ma proovin võimalikult kiirelt selgelt teha selle. Et esiteks erinevad arvutitüübid, lauaarvuti sihtgrupp on tõsisem arvutikasutaja tänapäeval vähemalt. Läpaga on võrreldes võimsam, kergem uuendada ja üldiselt odavam. Ja ülearvuti siis on kaasaskantav, väike ja tavakasutajale ka koduarvutiks täitsa. Või siis kellelegi, kes on pidevalt liikuv. Kuna Mac on selline eraldi loom, siis on Mac välja toodud positiivsed küljed, tal on suhteliselt hea riistvara ja teda on lihtne kasutada. Negatiivsed küljed on tal piiratud funktsioonidega süsteem ja ta on suhteliselt kallis. Ja siis hinnaklassid. Et kui te vaatate netipoodidest, siis sooduspakkumised on üldjuhul ülejäänud kaup. Mis see tähendab, on see, et ta on ülejäänud kaup, teda ei osteta, et müük halvasti. Siin on parim näide sellest, et siin on klikis, täna võtsin 222 eurot. Tegelik hind on tal märgitud 399 eurot. Ja kui me võrdleme ühe Ordi arvutiga, mis on põhimõtteliselt samas hinnaklassis 50 eurot kallim, siis see Ordi oma on märgatavalt võimsam. Et tegelikult selle hind ei ole 399 eurot. Ja see allahindlus, see ei ole allahindlus, see on põhimõtteliselt, mida see arvuti väärt. Et see on siis põhimõtteliselt sooduspakkumine. Ja keskmise, siin on erinevad tasemed, hinnaklassid välja toodud. Keskmise taseme läpakas on ligikaudu 500–700 eurot. Et alati ei pruugi arvuti vastata sellele nii-öelda keskmisele tasemele, sest müüjad küsivad rohkem. Sellest ma räägin hiljem. Ja siis üle 800–900 euro tulevad juba äriklassi mudelid, mis on selline tarnemine. Et kust alustada, siis ongi erinevad arvutipoed, vaadata võimalikult palju, leida enda hinnaklassist erinevaid valikuid. Seejärel minna Google'isse ja hakata uurima. Ja enne kui Google'isse minna, siis vaadata nende näitusi. Arvutipoodides on kõik välja toodud seal.
näiteks RAM tänapäeval oleks mõistlik võtta 4 gigabaiti ja alla selle pole eriti mõtet. Protsessorit võite guugeldada, peaksite guugeldama. Graafikakaart ei ole üldiselt tähtis, kui te just ei kasuta seda läpakat ka mängimiseks, mis ei ole Candy Crush, vaid tõsiseks mängimiseks. See juhul ka guugeldada. SSD, et väga paljudel läpakatel Eestis, näiteks Fordi läpakatel on SSD juba sees, aga nad on ainukesed kettad sees, ehk kõvakettad ei ole. See tähendab, et nad ei ole väga suured, nad on 20 gigabaiti kuni 240 gigabaiti. Sellega peab olema ettevaatlik, aga SSD teeb oluliselt kiiremaks arvutitöö, nagu ennem sai mainitud. Ja siis on kõvaketas. Mõistlik enda järgi vaadake, mõistlik maht vähemalt 500 gigabaiti, alla selle pole mõtet võtta. Ei müüda ka vist enam alla selle. Nii, ja mida Google'is otsida mingi mudeli kohta? Et mudeli nimi ja review ehk ülevaade. Eesti keeles arvatavasti ülevaateid ei leia, aga inglise keeles kohe kindlasti. Vaadata läbi mitu linki, mis sealt tuleb, leida usaldusväärne allikas. Usaldusväärne allikas on mingi tehnika ajakiri, no on ka sellised saidid, mis on nagu spetsiaalselt mõeldud ülevaadete jaoks ja kõige paremad on need ülevaated, kus on palju kommentaare. Sealt saate nagu inimeste enda kogemusi ja saate teisi küsimusi, mida saate otsida või mingid tehnika rikked, mis selle tootega tulevad kaasa, saate nagu leida. Et sellepärast ongi ülevaadete otsimine tähtis, et saate mingid tehnika vigu või tehase vigu teada, mis võivad selle mudeliga kaasa tulla, mida te ei pruugi näitedest välja lugeda. Nii, kasutatud arvutit siin me pikalt ei peata, et kui ei tea arvutitest palju, siis ei soovita tegeleda kasutatud arvutite ostmisega, et üldiselt sealt midagi head ei saa tulla. No on erandeid, vahest võib nagu midagi head välja kerkida, aga üldjuhul mitte. Ja kui osta kasutada arvuti, siis vaadata nagu oma toodangu puhul kõik näidud üle ja võimalikult palju pilti küsida või minna vaatama. Nii, garantii. Üks kõige tähtsam asi, mida palju see ei huvita. Et kuna arvutid on keerulised tööriistad, on suur võimalus, et midagi läheb katki või vähemalt aasta jooksul või paari aasta jooksul, siis on garantii väga-väga tähtis. Ja alati uurige garantii kohta ja lugege tingimusi. Ja siin on järgmisel lehel üks näide ka. Aga firmad on väga-vägagi rangid selle suhtes. Just nende garantii eeskirjade suhtes. Et siin on üks näide, et müügi garantii ei laiene tootesse kliendi poolt installeeritud tarkvara põhjustatud häiretele. Et juhul, kui te viite sellise arvuti garantiisse, mis on tarkvara poolt ära rikutud, siis heal juhul te ei pea maksma selle paranduse eest ja võite kõik andmed ära kaotada. Ja siin on garantii kleepsud, neid peab kaitsma eluhinnaga, kuni garantii kestab. Sest ilma nendeta te garantiid arvutit viia ei saa. Ja siin on väike kokkuvõte, et mõistlik läpaka hind tavakasutaja jaoks uuena on 500–900 eurot, olenevalt enda soovidest ja võimalustest. See on ka rahalised võimalused ja ekraani suurus ja kõik see läheb sinna sisse. Ja kõige tähtsam on see, et te ei osta juust, vaid pikaajalist tööriista. Arvuti ei ole näljaasi, see on kallis masin ja see on investeering. Aga see on küsimus. Sellega on tänane õhtu õppenud. Koolitused jätkuvad, need hakkavad üle nädala toimuma. Järgmine on ülejärgmine nädal, kolmapäeval ja teemaks on Javas programmeerimine. Suund on see, mida ei õpetata üheski Java tunnis teil. Tüüs me hakkame kohe tegelema visuaalse Javaga ja lõpetame 3D mängu programmeerimisega. Ehk siis kõik, kellel on programmeerimishuvid,